räägime kliimaärevusest, et nüüd kuulasite just, mis seis on veega, võib-olla tekitas mingisuguseid raskeid tundeid, siis räägime lähemalt, et mis ja miks ja mis edasi. Aga esmalt natukene endast, et miks ma üldse sellest teemast räägin, mis alust mul on. Ma õppisin Eesti Maaülikoolis loodusturismi, sain sealt head põhjalikud teadmised ökosüsteemide toimimisest, kuidas kliimamuutused toimivad ja nii edasi. Ja minu suur armastus looduse vastu ka sai sealt kinnitust. Nüüd viimased 5 aastat olen töötanud Eesti rohelises liikumises, praegu siis noorte kliimaärevuse leevendamise projektijuhina. Siis ma loodan, et kui keegi siin kogeb kliimaärevust, siis järgmise 2 aasta jooksul äkki saab see ka natuke leevendatud. Samuti õpetan ma lastele inglise keelt huviringina. Ja võib-olla minu jaoks kõige olulisem põnevam on, ma võtan selle tiitli küll nüüd natuke vara, et võib-olla järgmisel aastal oleks see kohasem, aga olen taastootvatel meetoditel köögivilja kasvataja ja võib öelda siis alustav ettevõtja varsti. Ja ma ise kogen ka kliimaärevust, elan sellega väga hästi, ütleme, et kliimaärevus on mulle väga hästi mõjunud, elan tänu sellele oma väärtustega kooskõlas, näiteks elan väikemajas, samuti niidan võimalusel vikatiga heina, taaskasutan asju ja ütleme, et kliimaärevus on mulle väga palju juurde andnud minu elule, aga sellest natuke räägime lähemalt, kuidas see toimib. Ja võtame lahti selle kliima ja ärevuse, sellepärast, et tegelikult see ei ole väga hea sõna kirjeldamaks seda fenomeni. See sõna võeti kasutusele alles 6-7 aastat tagasi tegelikult ja endiselt me otsime paremat sõna. Aga kliima, kui me räägime kliimast, siis siin selles kontekstis tähendab see kliima ja ökoloogilist kriisi, mis omakorda jagunevad siis kliimamuutusteks, looduskeskkonna hävimiseks ja saastumiseks. Ja ärevuse osa tegelikult ei ole mitte ainult ärevus, vaid igasugused rasked emotsioonid. Et kõige rohkem on seda kirjeldatud, noored on kirjeldanud hirmu, mure, viha, ängistuse, leina ja ärevuse, süütunde, lootusetuse, meeleheite, masenduse ja häbina. Ehk siis see ärevus sisaldab endas väga palju erinevaid raskeid emotsioone. Ja seal vasakul pool on näha siis tunnete ratast, mis näitab, et kui palju emotsioone tegelikult üldse inimesed kogeda saavad, aga see ei ole ka lõplik, et neid on veel rohkem. Siis me tegelikult ei oska nimetada tihtipeale, mida me kogeme. Ja mis on kliimaärevus? Võib öelda, et see on pidev hirm keskkonnasüsteemide kokkuvarisemise ees ja erinevad rasked tunded seoses halvenevate keskkonnaoludega. Kas keegi siin saaks praegu öelda, et kogeb kliimaärevust mingisugusel viisil? See on väga hea või väga halb, mõlemad võib-olla. Aga see väljendub emotsionaalselt, füüsiliselt ja vaimselt. Et kui see on negatiivne mõju, sellest võib olla depressioonilaadne, mõjutada üleüldiselt igapäevaelu negatiivselt. Siin pildid on natuke nihkesse läinud, aga eeldus kliimaärevusele on väga põhjalikud teadmised ökosüsteemi toimimisest, kuidas kliimamuutused mõjutavad planeeti ja et sellist kliimamuutus on väga keeruline mõista, et selle keerukuse ületamist. Ja väga oluline osa kliimaärevuse juures on see, et see on igati loomulik ja normaalne reaktsioon, kohanemisreaktsioon ohtlikele muutustele maa ökosüsteemis ja erinevad rasked tunded on täiesti arusaadavad ja põhjendatud. Ja ma julgen väita, et kliimaärevuse kogemine on väga oluline, et me saaks muutusi ellu viia, neid vajalikke muutusi, et meil oleks ka edaspidiseks maad, kus me saaks elada või sellist toetavat looduskeskkonda. Ja see ei ole mitte mingisugune haiguslik asi, mille juurde peaks selles mõttes psühholoogi juurde pöörduma, et seda saaks ravida, kuid ühel hetkel
Me räägime sellest varsti, kui puuduvad tugi, erinevad tingimused, siis võib olla samamoodi nagu depressiooniga on vaja minna, pöörduda kellegi poole. Ja see ei ole mingisugune inimese või indiviidi enda üksik probleem, vaid see on süsteemne ja ühiskondlik väljakutse, et see on väga-väga palju laiem ja see, et üldse keegi saab kliimaärevust kogeda, tulenebki väga suuresti sellest, kuidas meie ühiskond tänapäeval toimib. Ja olen välja toonud, et kliimaärevust saab nimetada ka kliimaempaatiaks, kliimahooleks, et selleks, et last jätta oma süda avatuks ja kogeda erinevaid tundeid, teades seda, mis toimub, et see on võib-olla ka näitab inimese hoolimise suurust või võimekust. Põhjused, tagajärjed. Kliimaärevuse negatiivne mõju inimesele tuleneb suuresti võimul olijate tegevusetusest ja ühiskondlikust ükskõiksusest keskkonna ja kliimamuutuste kogu selle keskkonnateemade suhtes. Ja kliimaärevus võib muutuda tervisele kahjulikuks, kui inimene jäetakse või noor jäetakse sellega üksi, mis on tegelikult ju kõikide elus erinevate kogemustega, et kui keegi lähedane surma saab või midagi juhtub, siis üksinda seda läbi kogeda on väga-väga raske ja sealt edasi võibki muutuda see millekski, mis negatiivselt meie elu mõjutab. Kuid kliimaärevus saab tõsta ka meie elukvaliteeti märkimisväärselt, kui on olemas tugi, ehk siis inimesed, kes päriselt mõistavad, kuulavad, on valmis aru saama, et mis toimub, miks toimub ja miks need tunded sellised on. Samuti oskused iseenda raskete emotsioonidega hakkama saada. Siis kui mul tuleb üles mingisugune suur kurbus või lein, et siis kuidas nagu olla selle emotsiooniga, mitte seda alla suruda ja sealt edasi see läheb palliks, mis kuidagi laheneda ei taha. Ja kolmas osa on väga oluline, on tähenduslikud tegevused. Mis iganes vorm. Väga paljude juures ka minu puhul on see, et ma hakkasin kasvatama toitu ise, sõrmed mulda panna on suurepärane või igasugune kliimaaktivism, olin ka väga aktiivne Fridays for Future kliimanoorte hulgas, et seal neid osasid tähenduslikke tegevusi on väga palju olenevalt inimesest. Ja erinevad uuringud on leidnud, et sellised emotsioonid nagu raev, lein ja kurbus on tegelikult väga head motivaatorid, et midagi üldse oma elus ellu viia. Ehk siis väga positiivne oleks meie planeedile, kui me üldiselt ühiskonnana või inimkonnana kogeksime ka neid emotsioone sellel skaalal, sest see on väga põhjendatud. See, mis toimub planeedil, ongi väga aktsepteerimatu. Ja üldiselt teadlikkus on väärtus, mis aitab valmistuda ja kohaneda muutustega. Näiteks, kui me ei tea, et talv tuleb, Eesti talv võib olla -20 kraadi nädalaga järjest, nagu meil oli. Ja me ei ole selleks riideid, me ei ole toitu varunud, see on varasti rohkem. Ja meil ei ole midagi, millega kütta oma maja, siis see on väga eluohtlik olukord. Kuid kui me teame, maja on soojustatud, et siis meil ei ole sellega mingit probleemi ja me saame väga rõõmsalt selle talve üle elada. Ja toon välja mõned uuringud, mis viimastel aastatel läbi viidud on. 2021 aastal viidi läbi esimene ülemaailmne uuring noorte hulgas, kus küsitleti 10 000 noort 10 riigist, vanuses 15–26. Ja võib-olla kõige olulisemad osad sellest jälle on natuke kaduma läinud, aga 45% vastanutest leidis või ütles, et kliimakriisiga seotud tunded mõjutavad nende igapäevaelu negatiivselt, mis on väga märkimisväärne ja väga muret tekitab. Ja peaaegu pooled vastanutest tunnevad ennast üksildasena, ignoreerituna ja eemale tõugatuna, mis on ka üks põhjus, miks tekib see, et kliimamure hakkab mõjutama igapäevaelu negatiivselt. Ja siis vaatame korra siia tabelile, siis Soome on olnud meil
Soome on siis meile kõige lähem, kes selles osales, neil on impact on functioning on üsna kõrge, arvestades seda, et kliimamuutusi seal nagu ka meil väga palju näha ei ole. Kuid kui me vaatame India, Nigeeria, Filipiinid, siis siin on juba ekstreemselt mures olijaid on palju ja negatiivne mõju toimimisele on ka üsna kõrge. Et seal juba inimesed kogevad see kliimamuutuste mõju juba mõnda aega ja läheb aina hullemaks. Eestis ei ole väga palju uuringuid hetkel veel tehtud, kuid leidsin, et 2020 aasta Eesti noorteseire aastaraamatus leiti, et 67% Eesti noortes kogevad on mures kliimamuutuste pärast ja võib öelda, et mingil mõjul kogevad kliimaärevust. Ja kõige hiljutisem uuring, kus ka Eesti osales, kuid panust täpselt ei tea, see viidi läbi siis 52 000 inimese hulgas 25 Euroopa riigis, siis leiti keskmiselt, et 43% vastanutest on väga mures kliimamuutuste pärast, kuid Eesti koos Slovakkiaga on kõige madalama kliimaärevuse tasemega selle põhjal ja Saksamaa, Hispaania kõige kõrgemal, kuigi seal tuleb mängu väga palju riigi ajalugu, mis põhimõtteliselt kas on heaoluriik, me oleme veel üsna idabloki riik, see on väga palju mõjutab seda, kuidas me geograafiliselt paiknevad, seal on väga palju erinevaid asju, mis seal mängu tuleb. Ja ma tahan välja tuua veel kliimaärevuse vajalikkust või kasulikkust, et nagu mainitud juhul, kui on olemas tugi, oskused sellega toime tulla tervislikult ja väljund läbi mingisuguse tähendusliku tegevuse, siis kliimaärevuse kogemine on võib-olla väga kasulik, sest see utsitab otsima uut informatsiooni, paneb oma eluvalikud ümber hindama, et kas need tegevused, mis me teeme, on päriselt ka mõtestatud või me teeme seda lihtsalt sellepärast, et kõik niimoodi teevad. Aitab leida oma elule sügavama tähenduse, mis on väga oluline igasuguse elus olemise juures, eks ole, ja paneb vajalikke muutusi ellu viima. Ja kõige viimaseks tahan slaidiks toon välja sellise üsna uue termini radikaalne enesehoolitsus, mis me tegelikult tõlkisime inglise keelest radical nurturing. Ja selles on 8 osa, mis põhimõtteliselt olenemata sellest, mida sa elus koged, siis on väga hea neid osasid oma elus nendele tähelepanu juhtida ja arendada. Ehk siis süsteemne mõtlemine, õppida nägema suuremat pilti, nägema seoseid erinevate osade vahel, ühendus maaga, igasugune ühendus loodusega, looduse liikumine, tegevused, kehatarkus, õppida oma keha kuulama, millal meie keha ütleb, mida ta vajab, kui palju vajab, millal on vaja juua, vett süüa ja nii edasi. Emotsionaalne intelligentsus, just ka see, et osata juhtida oma raskeid emotsioone, osata neid kommunikeerida ja ka aru saada üldse, mis mu sees toimub. Ja suhtlemise intelligentsus, mis on väga seotud sellega, aga kuna me oleme ikkagi osa teistest inimestest ühiskonnast, siis see on väga olulise tähtsusega. Samuti kogukond, sarnaselt mõtlevad inimesed meie ümber, kellega meil on võimalik põrgatada ja jagada oma mõtteid ja tugivõrgustik, kes saab meid välja aidata väga rasketest oludest või jagada meiega rõõme. Ja viimaks siis, mis on ka varem läbi käinud, tähenduslikud tegevused, et mis täpselt on see asi, mis sinule endale on tähenduslik, mis sulle meeldib, olenemata sellest, mida teised arvavad, aga kui mingisugune lihtne loodusvaatlus on see mingi tähenduslik tegevus, mis sulle leiad, et see avaldab suuremat mõju sulle endale ja suuremale pildile, siis see ongi see, mille poole liikuda. Ja tõin välja siis mõned 3 põhjust-tagajärg näidet loovtööks, nagu ka teised. Esimene, inimkond ei võta arvesse oma mõju keskkonnale ja loodusele ja tulemuseks on kliimamuutused, nagu me seda teame. Teine, võimul olijad ei võta kliimamuutusi tõsiselt ja noorte kliimamure,
kliimaärevus ja siis ma vahepeal hakkasin teist terminit kasutama, mõjutab nende elu negatiivselt. Ja kolmandaks, noored on oma kliimaärevusega üksi, terviseaktiivne osalus ühiskonnas väheneb, mida me ka rääkisime. Ja see on minu poolt kõik. Ma loodan, et saite midagi endale. Aitäh!